mõttelõnga kera. Paulus kirjutab filiplastele, mulle on elamine Kristus ja suremine kasu. Selle nii-öelda Pauluse dilemma võiks sõnastada ka elada või mitte elada, mis tuletab meile kõigile meelde maailmakirjanduse üht tuntumat lauset prints Hamletilt olla või mitte olla. See ei olnud retooriline arutelu, vaid reaalne küsimus iseendal, kas elada edasi koos kannatuste ja ängiga või lõpetada see läbi suitsiidi. Hamlet oli nimelt teada saanud, et ta onu oli tapnud ta isa. Vähem teavad tõenäoliselt, kuidas Hamleti monoloog jätkub. Mõned read, mis selgitavad tema ängi sügavust. Olla või mitte olla, see on küsimus. Mis oleks üllam? Vaimus taluda kõik nooled, mida vali saatus paiskab, või tõstes relvad hädamere vastu vaev lõpetada, surra, magada. Tsitaadi lõpp. Sarnased on kahjuks reaalsed küsimused, reaalsed dilemmad, mida on esitamas täna uskumatult palju noori ja ka eakaid. Tänapäeva psühholoogid ja vaimse tervise toetajad tormaksid Paulustki toetama kui potentsiaalset suitsiidi sooritajat, kes ütleb, et parem oleks, kui ta oleks surnud. Terve inimene ei räägi ju nii elupõlgurlikku juttu ja Pauluse dilemmast on välja arendatud mitmed teoloogilised suundumused, mis ütlevad, et sellel elul ei olegi mingit suurt tähtsust, mida kiiremini me siit lahkume, seda parem kõigile. See maailm on üks kuri ja hirmus paik, milles elamine on vaid üks suur vaev ja kannatus. Selline surmaihalus pole siiski see, mida kristlik kirik ja Uus Testament meile õpetab tervikuna. Ja see pole ka see, mida Pauluse lausest peaks välja lugema. Paulus oli taas vangis ja tundis siirast muret koguduse käekäigu pärast. Selle asemel, et kurta ja nuriseda oma olukorra üle, julgustab ta kogudust, kes on vabaduses, et ärgu nad muretsegu tema pärast. See, et ta on vanglas, on evangeeliumile hoopis kasuks tulnud. Paulus ütleb, et kõik siin on teada saanud, et ma olen siin Kristuse pärast. Tänaste mõtete aluseks oleva Pauluse tsitaadi fookus ei ole see, et ta on elust väsinud. Pigem oli tal meeles vaid üks, evangeelium ja Kristuse au. Ja selles kontekstis ütleb ta, et tal ei ole probleemi ka surra Kristuse pärast. Ta mõistis, et ükskõik mida, kas head või halba ta siin maa peal ka ei kogeks, on lihtsalt Kristuse juurde pääsemine midagi nii palju paremat. Aga ta ei otsi seda, mis on talle parem, vaid ta tahab elada, kui ta saab sellega kuidagi Kristusele kasuks olla. Paulus ütleb, mind paeluvad mõlemad. Ma himustan siit lahkuda ja olla Kristusega, sest see on väga palju parem. Ent ihusse jäämine on vajalikum teie pärast ja selles veendunud ma tean, et jään elama ja jään teie kõikide juurde teie usu edenemiseks ja rõõmuks, et teie kiitlemine Kristuses, Jeesuses rohkeneks minu kaudu selle tõttu, et ma tulen tagasi teie juurde. Kristlik elu on elamine kellelegi suuremale ja millelegi suuremale kui meie ise ja meie väike elu. Me elu ei ole vähetähtis, see ei ole kuidagi mõttetu, vastupidi, aga sellele annab tõeliselt suure mõtte elamine millelegi ja kellelegi suuremale. Keegi on öelnud, et meie elul ei ole kuigi suurt väärtust, kui me pole valmis mitte millegi eest surema. Paulus oli valmis surema Kristuse pärast, mis ei tähenda, et ta ei väärtustanud igat hetke, mil ta jalad puudutasid seda maad. Isegi vangis istudes väärtustas ta seda aega, sest ta sai teha tuntuks Kristust, kelle pärast ta ju oli vangistatud. Me ei pea elama elu, kus elamine lõpeb surmaga. Me võime elada elu, kus surm lõpeb eluga.